raportööri, suur tänu tähelepanu eest. Mrs. Mikko, 2 minuti. Kallid kolleegid, 2004. aasta laienemine kergitas Euroopa Liidu majanduskasvu määral, mis viis õigustamatu kindlustunde tekkeni. Kuid täna tekitab majanduse jahtumine sotsiaalseid pingeid juba ka uutes liikmesriikides. Räägin minu kodumaal Eestit hetkel lõhestavast töölepingu seaduse eelnõust. Koondamisi ette aimates katsuvad Eesti ettevõtjad töökohtade kadumise sotsiaalsed tagajärjed eeskätt koondatavate kanda jätta. Ehk nõrgemat poolt töö kaotanud töövõtjad veel kord ei tea, mille eest karistada. Tõhusate sammude puudumisel taanduvad nii turvaline paindlikkus kui elukestev õpe pelkadeks sõnakõlksudeks, mille varjus ühiskonna nõrgemad vajalikust toest ilma jäävad. Pensioniea nihkudes vastavalt keskmise eluea kasvule on 45-aastasel töötajal läbitud vähem kui pool karjäärist. See tähendab uusi algusi keskeas, kuid ikka veel on ealine ja sooline diskrimineerimine vaieldamatu tõsiasi töökohtadel kogu maailmas, ka Euroopa Liidus. Laste sünnitamine järjest küpsemas eas tähendab, et naistel on kahekordselt raske naasta tööturule. Elukestva õppe programm on võimalus vähemalt mingil määral korvata praegu valitsevat ebaõiglust. Tööandjaid tuleb igal võimalikul moel julgustada elukogenud inimestesse investeerima. Tööandjaid tuleb veenda, et teadmised ja oskused, mis on saadud muul elualal, olgu selleks kas või kodumajandus, on ülimalt väärtuslikud. Ma tahan veel kord rõhutada, et elukestva õppe süsteem ainult täiendab sotsiaalseid tagatisi, mitte ei asenda neid. Kui kogenud ka autojuht ei oleks, turvavöö tuleb tal ikka kinnitada. Tänan ja õnnitlen raportööri hea töö eest. Aitäh,